1611 aasta maalil leiti huvitav detail, mida varem keegi polnud märganud. Nahkhiir hoiab hammaste vahel lindu, justkui oleks ta selle lennult kinni püüdnud. Kunstnik kujutas haruldast loomakäitumist. 400 aastat enne seda, kui tänapäeva teadlased selle kinnitasid. Tere sõber, sa oled Kirtoopi kanalil. Siin uurime iidseid leide, kummalisi sündmusi minevikust ja püüame koos mõista, kuidas kõik tegelikult oli. Täna näitan ma vankrit, mille Hispaania iidsed elanikud püüdsid igaveseks maa alla matta. Ja kulda ookeani põhjast, mille lugu on püütud mõista üle 30 aasta. Ning lõpetan artefaktiga, mis on üle elanud sajandeid, ainult seetõttu, et see tehti armastusega, mitte kasu pärast. Vaata videot lõpuni, et midagi vahele ei jääks. Mõistatus iidsel maalil. Maali nimi on Õhk. Selle maalis flaami kunstnik Jan Brügel vanem 1611 aastal. Täna asub see Prantsusmaal Lyoni kaunite kunstide muuseumis. Maalil on kujutatud naist. See on Kreeka muusa Urania, taeva ja tähtede kaitsjanna. Kaugemal on näha veel 2 kuju. Jumalad, Apollon ja Diana. Kunstnik on sellele lõuendile maalinud väga palju loomi, üle 60 liigi linde ja loomi. Nende hulgas on peaaegu 40 liiki Euroopa linde ja vähemalt 14 liiki kaugematest maadest. Selle kogu mitmekesisuse seas on üks väike stseen, mida märgati alles hiljem. Nahkhiir hoiab hammaste vahel lindu, justkui oleks ta selle lennult kinni püüdnud. Nahkhiire jaoks on see väga ebatavaline käitumine. Enamik nahkhiire liike sööb putukaid, mitte linde. Alles 2025 aastal tõestasid teadlased spetsiaalsete seadmete abil, et mõned suured nahkhiired on tõepoolest võimelised linde otse õhus püüdma nende lõuna poole rände ajal. Hispaania teadlane avaldas selle avastuse teadusajakirjast. Nad uurisid mitut sarnast maali, mille olid maalinud Brügel ise ja tema õpilased. Ja selline jahistseen leidus ainult ühel neist. See tähendab, et kunstnik ei joonistanud seda juhuslikult, vaid meelega. Nagu oleks ta tõesti midagi sellist oma silmaga näinud. Teadlased ütlevad, et vanu maale tuleb lahti mõtestada ettevaatlikult. Sest loomad tähendavad seal tihti midagi sümboolset, mitte otseselt seda, mis on maalitud. Kuid antud juhul määrati nahkhiire liik väga täpselt kindlaks. See tähendab, et meie ees on tõenäoliselt tõeline looduse vaatlus, mitte lihtsalt maali kaunistus. Ainulaadne artefakt Habrast materialist. Vanas Tel Hadidi asulas, mis asub tänapäevaste Tel Avivi ja Jeruusalemma linnade vahel, leidsid Tel Avivi ülikooli arheoloogid tillukese pitseri. Selle vanus on umbes 2700 aastat. Tavaliselt tehti tol ajal selliseid pitserid kõvast kivist, aga see on tehtud pärlmutterist. Just sellest materjalist, millest tehakse pärlmutter nööpe ja ehteid. Pärlmutter on väga habras materjal. Kui seda terava tööriistaga liiga tugevalt lõigata, siis see lihtsalt praguneb ja puruneb. Teadlased ütlevad, et nii peene pitseri lõikamine pärlmutterist oli tol ajal peaaegu võimatu ülesanne. Tollased tööriistad olid ju robustsed ega andestanud vigu. Ka pitseri materjal ise üllatab. See on võetud pärl-austri kestast, mis elab Punases meres ja Pärsia lahes. See tähendab, et selle väikese eseme tooraine pidi läbima 100 kilomeetreid enne, kui see jõudis meistri kätte. 8. sajandil e.K. Linn Tel Hadid asus kõrgendikul ranniku tasandiku kohal ja omas piirkonnas olulist positsiooni. Pärast seda, kui Assüüria impeerium vallutas Iisraeli kuningriigi, asustasid võimud sageli alistatud rahvaid ümber oma tohutu riigi eri osadesse. Selle tõttu segunesid asulates inimesed väga erinevatest paikadest. Võib-olla pärlmutter sattus siia koos ühe ümber asustatud perega või toodi see siia juba valmis toote kujul mööda Assüüria kaubateid. Pitserile on graveeritud pool kuu kolmnurksel alusel ja inimese kuju, kelle käed on üles tõstetud, just kui ta palvetaks kellegi poole. Need on kuu jumala sinisümbolid, keda kummardati Assüüria impeeriumi lääneprovintsides. Joonis on väga madalalt sisse lõigatud, ilmselt selleks, et töö käigus ei puruneks habras materjal. Selle iseärasuse tõttu arvavad teadlased, et eset vaevalt kasutati tavalise pitserina savi või vaha peal. Tõenäoliselt kanti seda kui amuletti, religioosse tähendusega ehteeset. Selgub, et ühes väikeses esemes leiti korraga 3 haruldast asja. Ebatavaline materjal, võõras religioosne sümboolika ja oskused, mis olid tolle ajastu võimaluste piiril. Kõik see näitab, kui erinevad olid inimesed, kes elasid üksteise kõrval Lähis-Idas peaaegu 3000 aastat tagasi. Hõbese keldi ajastust. 1891 aastal kaevas talupoeg Jens Sørensen
Turvast soos Taani küla Kunderstrupi lähedal. Tollal kasutati turvast kütusena, seega oli see täiesti tavaline töö. Kuid äkki tabas labidas midagi metallist. Sørensen jätkas kaevamist ja tõmbas maast välja ümmarguse hõbedase eseme ning seejärel veel 13 samast materjalist plaati, kogukaaluga umbes 9 kilogrammi. Plaatidel olid reljeefsed härgade kujutised, fantaasiarikkad loomad ja inimfiguurid, mida Sørensen polnud kunagi varem näinud. Ese, mis meenutas katelt, oli juba enne sohu sattumist tükkideks võetud. Teadlased arvavad, et see laoti meelega plaatideks, mitte ei visatud tervena. Kuigi miks seda tehti, pole siiani täpselt teada. Katelt ennast ei valmistatud Taanis. Lüheversiooni kohaselt on see Geldi meistrite töö. Teise järgi tehti see Traakias, praeguse Bulgaaria ja Rumeenia aladel. Kujutiste stiil meenutab Geldi oma, aga valmistamistehnika on palju lähedasem Traakia traditsioonile. Selles loos on ka ootamatu pööre. Üks katlal olevatest kujutistest kordab peaaegu sõnalt motiivi Induse oru kadunud tsivilisatsiooni Pitserilt. Aga see on tuhandete kilomeetrite kaugusel idas ja 1000 aastad varem. Mõned uurijad peavad seda stiililiseks kokkusattumuseks. Teised näevad siin iidsete kultuurisidemete jälgi üle kogu mandri. Katla vanuseks hinnatakse umbes 2. sajandit Kristus. Aga selleks ajaks, kui see sohu maeti, oli artefakt juba vähemalt 200 aastat vana. Ja seda oli mitu korda parandatud. Mitte nii professionaalselt, kui algselt valmistati. Nagu oleks aja jooksul varasema meistritaseme saladus lihtsalt kaduma läinud. Praegu hoitakse katelt Kopenhaageni rahvusmuuseumis. Möödunud on üle 130 aasta. Kuid vaidlus selle üle, kes selle valmistas ja miks see Taani sohu sattus, pole siiani lõppenud. Mis siis, kui selliseid asju peideti meelega vette ja sohu, kui kingitus jumalatele ja neid ei kaotatud juhuslikult? Sarmane lugu juhtus ka pronksis pistodaga, mis leiti alles hiljuti teises Euroopa osas. Ka seal peitus tagasihoidliku välimusega eseme taga juveliiri töö, mida ei suudetud sajandeid korrata. Unikaalse inkrustatsiooniga pistoda 1876 aastal. Kaevas arheoloog Heinrich Schliemann Mykeenes välja šahthaudu, kust leiti hulgaliselt kuldehteid ja pronksrelvi. Leidude hulgas oli tavalise välimusega pronksist pistoda, mis oli ajaga tumenenud ja määrdunud. Alles hiljem, kui muuseumi töötajad hakkasid leide puhastama, ilmus pistoda pinnale kujutis. Selgus, et tegemist oli lõvijahi stseeniga, mis oli pronksi peale inkrusteeritud kullast, hõbedast ja muudest materjalidest. 5 jahimeest piikide ja vibusid ka jälitavad raevunud looma. Ja kõik see mahtus veidi üle 20 sentimeetri pikkusele terale. Selline inkrusteerimistehnika nõuab juveliiri täpsust. Meistril tuli pronksi sisse lõigata imeõhukesed süvendid ja need väärismetalliga täita nii, et muster püsiks sajandeid ja ei kaotaks oma selget joont. Pikka aega peeti seda eset lihtsalt relvaks, mitte kunstiteoseks. Alles puhastamisel selgus, et uurijate ees on miniatuurne pilt, mis on metalli sisse lõigatud, palju sajandeid enne Kreeka klassikat. Schliemann oli kindel, et leiti Homeeri kangelaste hauad, sest kehad olid sõna otseses mõttes kullaga kaetud. Kaasaegsed teadlased suhtuvad sellesse versiooni ettevaatlikumalt, kuid juba ainuüksi mükeenlaste kullasseppade oskuste tase hämmastab ka tänapäeval. Seda leidu nimetatakse lõvijahiga pistodaks ja täna asub see Ateena rahvuslikus arheoloogia muuseumis. Meistrimees täitis lõigatud jooned kulla, hõbeda ja tumedama sulamiga. Seetõttu näivad 5 jahimehe ja lõvi figuurid pronksist teral peaaegu nagu tindi joonistus. Sellist peenust ja kvaliteeti pole mükeenlaste leidude seas teist korda enam kohatud. Pronksist jumalate tõld Hispaaniast. Hispaania asulas Casas del Turunuelo leidsid arheoloogid veides sajandist Kristus pärineva pronksist tseremoniaalse vankri. Konstruktsioonist on säilinud umbes pool, kuid sellest piisas, et mõista selle ulatust ja valmistamise meisterlikkust. Spetsialistid avastasid 2 ratast ja osa kerest. Tõlla loomisel kasutasid meistrid keerulist pronksist ja rauast detailide kokkupanekut ning arvukad dekoratiivsed kaunistused viitavad selle tseremoniaalsele otstarbele. Kaevamiste juht Ester Rodriguez nimetas seda tõlda otse üheks tähtsaimaks leiuks kogu tööperioodi jooksul sellel mälestisel. Tõlla pinnale on graveeritud jõe jumal Acheloos, tegelane Kreeka ja Etruski müütidest. 2 poolt ümbritsevad teda grifoonid. Kere ise justkui kannab 2 kuju, mis meenutavad atlase Titaani, kes legendi järgi hoidis oma õlgadel taevast. Tõld leiti Hispaania asulast Casas del Turunuelo, mida alates 2014 aastast. Kaevas Hispaania teadusnõukogu meeskond arheoloogide Ester Rodriguezi ja Sibiria juhtimisel. Ester Rodriguez tõlla kõrval seisab kivist altar, mis on piklik ja servadest kitsenema kujuga, mis meenutab välja venitatud härja nahka.
Samasuguse kujuga olid Vahemere pronksiajal metallikangid, mida kasutati kaubarahana. Umbes nii, nagu tänapäeval tunnevad kõik ära kullakangide siluetti. Otse altari kõrval asub hoone, mille arheoloogid määrasid pidusaaliks. See tähendab, et tõld osales tõenäoliselt tseremooniatel ja tarteslaste, selle rahva rituaalsetel pidusöökidel, kes elasid Pürenee poolsaare lõunaosas piirkonnas, mida kreeklased pidasid muistse maailma üheks metallirikkaimaks. On olemas versioon, et tõlda kasutati viimases rituaalis, enne seda, kui kogu pühamu 5. sajandi e-kristlastu lõpus sihilikult suleti. Ehitis ei jäetud lihtsalt lagunema, vaid see kaeti mullaga ja säilitati tervikuna. Just kui oleksid inimesed teadlikult sulgenud enda jaoks olulise korruse. Tõlla kõrvalt leiti ka teisi väärtuslikke esemeid, mis olid toodud kaugelt. Kreeka keraamika, Egiptuse helekivist anum ja nikerdatud elevandiluust figuurid sõdalaste ja loomadega. Selgub, et tarteslased kauplesid tuhandete kilomeetrite kaugusele juba enne seda, kui Kreekas tekkisid selle kuulsad linnriigid. Ja see tõld on siiani selle paiga kõigi aastate kaevamiste kõige olulisem leid. Seda kasutati mitte ainult rituaalides. Norra Sadolinna lähedal jalutas turist metsas ja märkas langenud puutüve all mullas metalliläiget. Ta kaevas ma kätega lahti ja nägi kuldeset detaili, mis osutus 1500 aastat vanaks. Stavangeri ülikooli teadlased tuvastasid, et see on mõõga tupe kaunistus. Selliseid tupesid kandis kõrgest soost sõdalane 6. sajandi esimesel poolel. Arheoloog Håkon Reiersen ütles, et võimalus leida nii ainulaadne ese on väga väike, sest sellised esemed ei leba peaaegu kunagi maapinna peal. Umbes 6 sentimeetri laiune kuldne detail on valmistatud õhukesest keeratud kuldtraadist. Mustri sees on peidetud loomakujukesed, mida tuleb hoolikalt vaadata, et neid märgata. Professor Siv Kristoffersen selgitas, et esmalt torkavad silma loomade silmad, seejärel nina ja peakontuurid. Tema sõnul, kui kuld oli uus, muutis see traadike kogu mustri säravaks ja elavaks. Nagu see oleks liikumisel helkinud. Asjatundjate arvates kuulus see ehe pealikule või sõjajuhile. See mõõk, mille külge kuld kinnitati, oleks olnud üks väärtuslikumaid esemeid kogu piirkonnas. Ka ehtel on näha kasutusjälgi. Tavaliselt näevad sellised tseremoonia esemed välja peaaegu uued, aga siin on näha, et pealik kandis mõõka regulaarselt, mitte ainult pidupäevadel. Põhja-Euroopas teavad teadlased vaid umbes 17 sarnast ehet ja ühtegi neist ei ole varem just selles Norra piirkonnas leitud. On olemas versioon, et ehteid peideti meelega Kalju kanjonisse kui kingitust jumalatele. 6. sajand oli Skandinaavia jaoks raske aeg. Kliima jahenes järsult, tõenäoliselt 536. aastal toimunud suure vulkaanipurske tõttu. Ja pärast seda algasid ikaldused ja nälg. Sellistel rasketel aegadel ohverdasid inimesed sageli oma kõige kallimaid esemeid, lootes tagasi saada õnne ja hea saagi. Seega sattus see kuld mulda mitte juhuslikult, vaid kui osa meeleheitlikust abipalvest. Vastust otsiti. 30 aastat. 1995 aastal leidsid sukeldujad Inglismaa lõunarannikul Solkomi lahes uppunud laeva jäänused. Laevakere ise oli peaaegu hävinud, kuid põhjas lebas väärtuslik last. Üle 400 kuldmündi. Ehted, nõud, kitsenahad ja isegi väikesed vaigukuulikesed savinõus. Leid oli muljetavaldav, kuid peamine küsimus jäi vastuseta. Mis laev see oli ja kust ta tuli? Vastust otsiti peaaegu 30 aastat. Sõltumatu ajaloolane Ian Friel leidis vanadest arhiividest ülestähenduse Hollandi kaubalaevast Dom van Kölen 1633. Aastal sattus see laev Inglismaa ranniku lähedal õnnetusse, teel Marokost Amsterdami. Peaaegu kõik klappis, õnnetuse asukoht, kuupäev, leitud esemete osad ja Maroko kuldmündid. Just mündid andsid kõige täpsema vihje. Nendel oli märgitud vermimise aastad ning kõige hilisem münt oli vermitud 1632 oli aastal. See tähendab, et laev ei saanud enne seda kuupäeva uppuda ja see aitas seostada leidu just Van Köleniga. Lõpliku kinnituse leidsid nad Kew linna riigiarhiivist, kus hoitakse vanu Inglise merekohtu dokumente. Nendes dokumentides on kirjas, et Amsterdami kaupmehed esitasid hiljem nõude uppunud laeva lastile. Nende ja 2 meremehe sõnul sattus laev Inglismaa ranniku lähedal tugevasse tormi ning inimesed pidid laeva koos kogu väärtusliku kaubaga maha jätma. Laevast endast oli nii vähe puitu alles, et uurijad pidid uurima mitte kere, vaid seda, mida laev vedas. Eriti ebatavaliseks leiuks osutusid tõrvapallid, mis olid mitu sajandit vee all suletud savipurgis.
Tõenäoliselt see oli osa laeva apteegist. tänapäeval peetakse seda aardeleid kõige suuremaks teadaolevaks Maroko Saadidi dünastia kuldmüntide koguks. See leid aitab paremini mõista 17. sajandi merekaubandust Maroko, Madalmaade ja Suurbritannia vahel. Samal ajal pole laeva ennast kujutavat ühtegi pilti siiani leitud. Koobas asub raskesti ligipääsetavas kohas. Hispaania kirdeosas, Girona provintsis, leidsid arheoloogid mägedes rohkem kui 2000 meetri kõrgusel asuva koopa. Inimesed käisid selles koopas 400 000 aasta jooksul. Need ei olnud juhuslikud külastused, vaid päriselt regulaarsed külastused kindla eesmärgiga. Koopas sees leidsid uurijad maa pinnakihid, kus läbisegi leidus rohelise mineraalitükke, sütt, loomaluid, keraamikakilde, lõkkejälgi ja isegi inimjäänuseid. Kõige huvitavam leid on peaaegu 200 rohelist kivimitükki, mis selles koopas ise kuidagi tekkida ei saanud. Teadlased tuvastasid, et see on malahiit, mineral, millest saadakse vaske. Kuna malahiiti selles koopas looduslikult ei esine, siis toodi see siia spetsiaalselt. Ja lõkkejäljed näitavad, et mineraali töödeldi otse siin samas koha peal. Uurimuse kaasautor Julia Monteslanda selgitas, et paljud malahiidi tükid olid selgelt tules kuumutatud, samas kui teisi materjale koopas tules ei töödeldud. See tähendab, et tuld kasutati mitte lihtsalt soojendamiseks, vaid spetsiaalselt mineraali töötlemiseks. Kõige aktiivsem tegevus koopas toimus aastatel 3600 kuni 2400 e-kristunser. Seda aega nimetatakse vaseajaks ja see oli murranguline hetk kogu Vana-Euroopa jaoks. Kui inimesed hakkasid massiliselt vaske kaevandama ja kasutama tööriistade, ehete ja nõude valmistamiseks. Lisaks mineraalile leidsid arheoloogid ka isiklikke esemeid. Merekarbist ripatsi, pruunkaru hambast tehtud ripatsi, samuti inimese piimahamba ja sõrmeluu. See näitab, et koobas ei olnud mitte ainult metalli töötlemise töökoda, vaid ka paik, kuhu maeti surnuid. Uurimistöö peamine autor Carlos Tornero ütles, et esimest korda leiti Pürenee mägedes nii aktiivne muistne asula nii suurel kõrgusel. Pidevate külastuste ja otsese mineraalide kaevandamisega otse koopa sees. Kuhu kadusid šamaanid? Lõuna-Siberi mägedes, Minusinski nõos, on säilinud umbes 300 aasta vanused kaljujoonised. Need tehti 17. ja 18. sajandil. Jooniste hulgas on šamaanide kujutised, mis justkui jooksevad kaljupragudesse ja kaovad sinna igaveseks. Kohalikud arheoloogid on seda paika aastaid uurinud, kuid keegi ei pööranud tähelepanu pragule endale, kuhu šamaanid jooksid. Professor Andrzej Razwadowski Poola Adam Mickiewiczi ülikoolist uuris Ilinska ja Pisanitsa kaljujooniseid ja märkas just seda detaili. Ta tunnistas, et oli tõeliselt üllatunud, sest enne teda ei olnud keegi isegi maininud seda pragu kivis. See pani teda põhjalikumalt uurima hakkasside traditsioone, rahva, kes on sajandeid nendes paikades elanud. Hakkassidel on säilinud vanad uskumused, et pühal trumm, šamaani peamine tööriist, on peidetud mäe sisse. Inimene, kes tahab saada šamaaniks, peab justkui mäkke ise sisse minema, seal oma esivanematega kohtuma ja neilt selle trummi saama. Alles pärast seda võis ta saada tõeliseks šamaaniks. Razwadowski sõitis veel ühte mälestist vaatama, mis kannab nime Oglahtõ, Abakani linnast põhja pool. Seal vanemate jooniste seas jääaja perioodist leidis ta sarnaseid jooniseid samast ajastust, 17. ja 18. sajandist, mis tõenäoliselt on samuti hakkasside tehtud. Ja ta märkas hämmastavat kokkusattumust. Ühel joonisel on kujutatud šamaani, kelle ülakeha on asendatud trummiga ja kelle jalg on juba pooleldi kaljulõhes peidus. Kõrval on veel 2 šamaani. Üks justkui väljub samast lõhest, teine seisab kõrval sau käes. Võib-olla on ta algaja, kes pole veel pühitsust läbinud ega saanud oma trummi. Razwadowski sõnul ei ole Siberi kaljujoonised lihtsalt joonistused iseenesest. Kunstnikud kasutasid teadlikult kalju enda kuju, selle pragusid ja lõhesid oma loo osama. Karbi teekond läbi ookeani. Kasahstani Pavlodari oblastis alustasid arheoloogid väljakaevamisi kohas nimega Žantai. Juba esimestel tööpäevadel sai selgeks, et siin seisis kunagi suur kivist hoone. Sellele viitavad arvukad põletatud tellisetükid ja sügaval maa all peidus olevad seinajäljed. Analüüs näitas, et see tellis on valmistatud erilise standardi järgi, mida kasutati kuldhordi ajal. Just sellisest tellisest ehitati 13. ja 14. sajandil mošeesid ja mausoleume, aadlike hauakambreid. Koos tellistega leidsid arheoloogid metallist rõivakaunistusi ja terve komplekti helmeid. Eksperimentaalarheoloogia laborijuhataja Jelena Tuševa rääkis, et kõik leitud helmed olid sisse toodud, mitte siin valmistatud.
see tõestab, et kohalikud elanikud kuldhordi ajal pidasid kaubandus- ja kultuurisidemeid väga kaugete maadega. Kuid kõige ootamatumaks leiuks osutus väike kaurikarp. Looduses elavad sellised karbid ainult India ookeanis, Maldiivide saarte juures, Lõuna-Aasias ja Ida-Aafrikas. Geoarheoloog Natalja Miller selgitas, et Kasahstani kohalikes jõgedes ja järvedes pole seda karpi kunagi olnud. See tähendab, et see sattus siia ainult tänu arenenud kaubateedele, mis ühendasid suurt stepi Lõuna-Aasiaga. Kaasaegsed tehnoloogiad on oluliselt muutnud ka arheoloogide tööd. Varem kulus iidsete ehitiste täpseks fikseerimiseks terveid päevi või isegi nädalaid. Täna kasutatakse selleks laseriga 3-mõõtmelist skaneerimist. Selline skänner suudab mõne sekundiga salvestada kuni 2 miljonit punkti ja luua hoonest üksikasjaliku ruumilise mudeli, mida saab hiljem laboris uurida. 18 kuldset käevõru. Ühest aardest, Poolas. Punjatišče küla lähedal leidis inimene, kellel oli Muinsuskaitseameti ametlik luba ja metallidetektor pronksi ajast pärineva ehete aarde. Kokku oli aardes 18 eset, peamiselt käe- ja jalakäevõrud, kogukaaluga umbes 3,6 kilogrammi. kõik ehted lebasid koos väikeses augus umbes 30 sentimeetri sügavusel maapinnast. Pärast seda, kui spetsialistid need hoolikalt puhastasid, selgus, et paljud esemed on säilinud suurepärases seisukorras ja neid saab tulevikus muuseumis näidata. Osa käevõrusid on siledad, osa aga kaetud detailse mustriga. Viltused sälgud, korduvad jooned ja ornamendid meenutavad kuuseoksi. Mõned ehted kuuluvad tervetesse komplektidesse ja töö kvaliteet näitab tolleaegsete kohalike käsitööliste kõrget meisterlikkust. Eksperdid seostasid selle leiu Lužici kultuuriga, iidse rahvaga, kes oli tuntud oma kindlustatud asulata ja pronksitöö oskuste poolest tänapäeva Poola aladel. Aarde uurimises osalesid arheoloogid Samosti linnast ning samuti spetsialist Wojciech Blajer Krakowist. Nad dateerisid ehted ajavahemikku 550 kuni 400 ekaristan. Nii suuri pronksete gruppe leitakse selles Poola piirkonnas väga harva. Tavaliselt leiavad arheoloogid vaid üksikuid esemeid või katkiseid tükke, mitte tervet aaret korraga. Varsti antakse kõik leiud üle Samosti linna muuseumile. Seal puhastatakse neid edasi, uuritakse pronksi koostist ning määratakse täpselt iga eseme vanus ja päritolu. Dinosaurus, kes ootas teadlasi. Šotimaal Skye saarel märkasid teadlased dinosauruste kivistunud luid juba 20 aastat tagasi, kuid päriselt jõudsid nad nendeni alles nüüd. Skelett oli kõvasti kinni kõvas kivis kaljusel rannikul ja see koht avaneb ainult mõõna ajal, kui vesi taandub. Et leidu turvaliselt kätte saada, vajasid arheoloogid köisi, metallkiile ja isegi mootorpaati, millega raske kiviplokk sadamasse toimetati. Tööd tuli teha rangelt ametivõimude loal, sest see koht on ametlikult kaitstud kui erilise teadusliku tähtsusega ala. Lõpuks kogusid teadlased kokku esimese ja kõige täielikuma dinosauruse skeleti, mis Šotimaalt kunagi leitud on. Luude järgi otsustada, olend oli umbes suure koera suurune, sõi taimi ja liikus tugevate tagajalgade abil. Paleobioloog dr. Elsa Pancherolli rääkis, et tolle perioodi dinosaurused olid tavaliselt väikesed kiskjad ja kõigesööjad. Kuid natuke hiljem, juba juraperioodi lõpuks, dinosauruste seas ilmusid ühed suurimad maismaaolendid kogu maa ajaloos. Seega suutis see tagasihoidliku suurusega dinosaurus ellu jääda tõeliste hiiglaste kõrval. Luukoe uurimine näitas, et loom oli umbes 8-aastane või vanem, kui ta suri umbes 166 miljonit aastat tagasi. Samal ajal kasvasid luud endiselt edasi, lihtsalt aeglasemalt kui tavaliselt. See tähendab, teadlaste ees oli noor isend, kes polnud veel täielikult täiskasvanuks saanud. Spetsialistide arvates on see varasein teadaolev ornitopoodide rühma esindaja, taimtoidulised dinosaurused, kes liikusid 2 jalal. Ja võib-olla see ongi kõige vanem iguanodondi skelett, mis maailmas kunagi leitud. Kus leiti planeedi kõige vanem mets? Kuni 2024 aastani oli kogu maailm kindel, et planeedi kõige vanem mets asub Ameerikas, New Yorgi osariigis. Ja see on 386 miljonit aastat vana. Aga selgus, et rekord ei olnud kogu selle aja seal, kust seda otsiti. Inglismaa rannikul, Somerseti ja Devoni krahvkondades teati juba ammu iidsetest kivististest, kuid arvati, et seal on vähe säilinud taimi. Cambridge'i ja Cardiffi ülikoolide teadlased otsustasid seda veel kord kontrollida ning leidsid sealt palju rohkem, kui nad ootasid. Terved kivistunud puutüved ning ka kummaliste taimede jäänused, mis on tänapäeva sõnajalgade ja osjade kauged sugulased. Kui puude vanust määrati, selgus, et need on 390 miljonit aastat vanad.
See on mitu miljonit aastat rohkem kui Ameerika rekordi omanikul. Ja Inglismaa metsest sai ootamatult vanim teadaolev mets planeedil. Puud ise olid madalad, vaid 2–4 meetri kõrgused. Kuid vanuse poolest edestasid nad kõiki teisi. Dr. Christopher Berry Cardiffist rääkis, et puude lähedalt leiti ka teiste iidsete taimede jälgi ning isegi tolleaegsete loomade jäljendeid maal. Professor Neil Davis Cambridge'ist selgitas, miks see avastus on oluline mitte ainult rekordite jaoks. Just 390 miljonit aastat tagasi ilmusid maale esmakordselt tõelised metsad. Ja just siis hakkasid jõed oma kaldaid muutma, samamoodi nagu nad teevad seda tänapäevalgi. Ja see ongi kõige üllatavam. Planeedil kasvab siiani elus puu, mis on umbes 5400 aastat vana. See on kõigist teadaolevatest kõige vanem eluspuu. Kuid isegi see pikaajaline puu on võrreldes Inglismaal asuva kivistunud metsaga ikkagi väga noor. Nende vahe on peaaegu 390 miljonit aastat. See tähendab, et sellest ajast alates, kui kasvas see sama iidne mets, on maal vahetunud lugematu arv puupõlvkondi. Kuid see mets jääb ikkagi rekordi omanikuks. Koopapabel. Vietnami Phong Nha Kebangi rahvuspargis leidis kohalik elanik juhuslikult sissepääsu koopasse, mille olemasolust varem keegi ei teadnud. Hiljem nimetati see koobas tema auks. Mõne päeva pärast korraldas pargi administratsioon tõelise ekspeditsiooni. Välitööd kestsid 6 päeva. Esialgsete andmete kohaselt on koopas umbes 3000 meetrit. Pikk ja laius ületab kohati 100 meetrit. Et sisse pääseda, ekspeditsiooni osalejatel tuli kasutada alpinisti varustust ja ületada umbes 20 meetri sügavune vertikaalne järsak. Selgus, et koopal on 2 sissepääsu ja see jaguneb 2 eraldi osaks. Üks sissepääs on üsna suur, aga teine on nii kitsas, et sellest mahub korraga läbi vaid üks täiskasvanud inimene. Koopa põhjas kohtasid uurijad tohutut maa-alust ruumi kivimoodustistega, mis on kujunenud sadade tuhandete aastate jooksul. Siin on kuni 50 meetri kõrgused kivisambad, kivist kardinad, mis ripuvad seintelt, ja hiiglaslikud teravatipulised sambad, mis kasvavad otse põrandast. Eriti suurt huvi pakkus spetsialistidele erakordselt palju ebatavaliselt suuri koopapärleid. Need ümmargused sileda valge pinnaga kivid, mis moodustuvad looduslikes süvendites kivis, meenutavad kujult päris pärleid, ainult et on kivist. Uurijad, kellel on aastatepikkune kogemus koobaste uurimisel, ütlesid, et nii suurt selliste moodustiste kontsentratsiooni ühes kohas nägid nad esimest korda. Spetsialistid leiavad, et see avastus on suure teadusliku väärtusega ja näitab, et sellel piirkonnal on suur potentsiaal mitte ainult teaduse, vaid ka koopaturismi arendamiseks, sest see piirkond kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse. Aafriklase peakujuline ripats Küprose saarel hoitakse väikest ripatsit, mis on nikerdatud kloriitkivist. Selle vanus on umbes 2700 või 2800 aastat. Ripats valmistati 9. või 8. sajandil e.Kristus. Kivile on nikerdatud mustanahalise aafriklase pea. Maister töötas näo väga hoolikalt läbi. Näha on selged silmad, nina ja huuled. Need on tehtud nii, et need meenutavad konkreetse inimese portreed, mitte lihtsalt üldistatud nägu ilma isikupäraste tunnusteta. Pea ülaosa on kaetud paljude väikeste puuritud täppidega, mis tõenäoliselt kujutavad lühikesi lokkis juukseid. Selline leid tõstatab huvitava küsimuse. Kui hästi tundsid Küprose elanikud peaaegu 3000 aastat tagasi kauge Aafrika inimesi? Küprose saar asus juba iidsetel aegadel Ida-Vahemere kaubateede ristumiskohas ning sealt liikusid pidevalt läbi kaubad ja inimesed väga erinevatest maadest, sealhulgas Egiptusest ja lõunapoolsetelt aladelt. Taolisi ripatseid kanti tavaliselt kaunistusena või talismanina. Juba sellise kujundi valik ripatsi jaoks näitab, et Küprose elanikud teadsid hästi, kuidas näevad välja inimesed neile väga kaugetest maadest, ega elanud sugugi täielikus isolatsioonis ülejäänud maailmast, nagu mõnikord arvatakse iidse ühiskonna kohta. Inimfigurid hiiglaslike silmadega Nukuhiva saarel, mis on üks Marki saartest Prantsuse Polüneesias, on säilinud umbes 11. sajandist pärinev kiviraidus. Suurel kiviblokil on välja raiutud terve rida kujusid, millel on tohutud ümmargused silmad ja piklikud stiliseeritud kehad. Esmapilgul ei tundu need figuurid üldse inimlikud. Tohutud tühjad silmad, pikad pead, veidi küürus poosid. Tegelikult oli selline stiil kohaliku Polüneesia kiviraide traditsiooni puhul tavaline, kus tähtsaid esivanemaid ja vaime kujutati meelega liialdatult ja tavalisest erinevalt. Sellised kujutised olid tavaliselt seotud esivanemate ja vaimude austamisega, kes kohalike uskumuste järgi mõjutasid saare elu ka pärast surma.
Suured silmad Polüneesia kunstis tähendasid sageli võimet näha rohkem kui tavaline elav inimene. midagi vaimse nägemise taolist. Nuku-Hiva saar oli alati raskesti ligipääsetav paik, mida lahutas ülejäänud maailmast tuhandeid kilomeetreid avamerd. Just see eraldatus aitas kohalikel kunstitraditsioonidel säilida peaaegu muutumatuna sajandite jooksul, ilma teiste maailma kultuuride tugeva mõjuta. Kleit piisoninahast. Muuseumikogudes säilitatakse naiste kleiti, mis on õmmeldud pargitud piisoninahast. Seda dateeritakse umbes aastasse 1800 või 1825 ning selle valmistasid Kesk-Põhja-Ameerika tasandike indiaani rahvaste naised. Tõenäoliselt Lakota või Cheyenne'i hõimust. Kleit on kaunistatud ridadena tikitud karpidega. Need jooksevad horisontaalsete triipudena kogu rõiva pikkuses. Ülevalt ääristab kleiti ilus ääris metallketaste ja sinise kolmnurkse mustriga. Nii peene ja detailse tikandi tegemiseks võis meistril kuluda nädalaid hoolikat käsitööd. Selline rõivas ei olnud kunagi lihtsalt soojuse pärast kantav ese. Rikkalik kaunistus näitas naise ja tema perekonna staatust oma hõimus ja keerulised mustrid ning õmblustehnikad anti sageli emalt tütrel edasi põlvest põlve. Sellise kleidi valmistamiseks pidi naine oskama mitte ainult ilusasti õmmelda, vaid ka hästi mõistma, kuidas piisoni nahka õigesti töödelda, et see püsiks aastaid pehme ja vastupidav ega muutuks ajapikku kõvaks ega laguneks. Tänapäeval on säilinud väga vähe selliseid kleite, sest nahk ja karusnahk ei pea ajale ja aastatele hästi vastu. Iga selline säilinud kleit ei ole lihtsalt ilus eksponaat klaasi taga, vaid haruldane elav mälestus naiste kätetööst. Need käed panid kunagi ühte esemesse nädalade pikkuse töö, armastuse oma pere vastu ja terve oma rahva traditsiooni. Kas tead, mis mind selles nimekirjas kõige rohkem üllatab? Kõige tugevamad asjad nagu kivist seinad ja terved hooned ei säili sageli üldse, aga väike pärlmuttertempel või pisike merekarp on rahulikult maa sees tuhandeid aastaid vastu pidanud ja on meieni tervena jõudnud. Kirjuta kommentaaridesse, milline neist lugudest sind kõige rohkem üllatas ja pane videole like. Iga teie like ja kommentaar aitab kanali arengule kaasa. Telli kanal ja lülita teavitused sisse, sest uus video on juba varsti tulemas.